Aitäh! Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Täna õhtul on palju asju, mida tuleks arutada ja mille jätsime ka eelmises otseülekandes kõrvale. Aga on ka mõned tähelepanekud ja kommentaarid, mida tahaksin teha seoses mõningate kommentaaridega, mis tulevad, ütleme, Itaalias, mis minu arvates on väga-väga huvitavad ja mida tahtsin kommenteerida. Mitte niivõrd mind ei huvita üldse nende inimeste seisukoht, kes neid on väljendanud, vaid pigem nende asjade tõepärasus, vähemalt ajalisest vaatenurgast. See on üks ülevaade, mille ma leidsin X-ist, aga ma leidsin selle üsna huvitava, arvestades, et praegu räägitakse palju Balti riikidest ja Balti riikide kohta räägitakse kahte erinevat lugu. On olemas üks osa, kes räägib, et Balti riigid on ohuks Venemaale, et nad tahavad Venemaad rünnata. Ja on teine osa, kes ütleb, et venelased tahavad Balti riikidesse tungida. Aitäh! Võtame need kaks asja, ütleme, et tegeleme kõigepealt ühega ja siis teisega, sest asjad ei ole kunagi täiesti mustad ega täiesti valged. Alustame sellest. Siin on Travaglio, külaline, kes sisuliselt ütleb, et Balti riikide massiline taasrelvastamine võib panna Venemaa neid tõepoolest ründama. Kui ta mingil hetkel näeb, et Balti riigid, Poola ja Saksamaa relvastuvad hambuni, võib-olla hakkab ta neid pidama ohuks, eks? Kas seda me tahame? Jah, kui Poolat, Saksamaad, Balti riike nähakse kui võimalikke ohte, kas see on see, mida me tahame, küsib Travaglio. Ta ei ole ainus kommentaator, kes on rääkinud nendest Balti riikidest, on huvitav näha, et kõik kommenteerivad sama asja, isegi professor Rossi Ursi. Jah, ühel päeval tungib Venemaa tõesti Balti riikidesse, kuid see on tagajärg. Tagajärjena. See tähendab, et Balti riigid relvastuvad uuesti. Venemaa küll. Siis kuna ta tunneb meid ohustatuna, läheb ta neid ründama. Ajafaktor on oluline, siin Orsini toob selle välja, ütleb, et see on tagajärg. Travaglio aga ütleb, et nad relvastuvad uuesti ja seetõttu võiks Venemaa näha Balti riike hambuni relvastatud, on huvitav näha paari asja. Siis on meil Limesi direktor Caracciolo, kes puudub. Meil on, ma ei tea, Ungari ja Slovakkia, kes on enam-vähem Putini poolel. Neil on Balti riigid, kes tahaksid tungida sisse. Tahaksid... Loomulikult märgades unenägudes, on ka Basile, on loomulikult Alessandro Di Battista, sama asi ja nii edasi ja nii edasi. Ma selgitan, miks need kaks asja ajaliselt kokku ei lähe. Nüüd paljud räägivad Balti riikidest seoses sellega, mis toimub Ukraina droonidega, mis liiguvad Balti riikide kaudu, et rünnata Venemaad. Nagu me ütlesime lühivideos, paljud droonid, mis on riiki sattunud, on seotud Venemaa segamistegevusega. Segamine on üks asi ja see läheb oma rada. Kuid siiski ei saa kõiki juhtumeid sellega seletada. On ilmne, et on teatud ebaselgus, kus ukrainlased kasutavad õhuruumi ära, teades, et venelased ei saa muud teha kui segada, et sihtmärke tabada. Nagu näha, on see Peterburist Kirde ja Loode pool. Nad on teinud paar rünnakut, siis mõned neist droonidest jõudsid ka sihtmärkideni, olles juba venelaste poolt segatud. Aga mitte kõigil juhtudel. Sest mõnel juhul jõudsid need tõesti riigi sisemusse. Muide viimane Ukraina droon tulistati alla F-16 poolt, mida juhtis Rumeenia piloot. Et anda aimu, toimus ka kaitseministri tagasiastumine. Ja siis, kuna kaitseministri partei, ma mäletaks selle Eestist või Lätist, vist Lätist, võttis valitsusel toetus ära. Ja seetõttu pidi tagasi astuma ka peaminister. See juhtus sellepärast, et üks droonidest lendas tööstusrajatise kohale. Nii et seda lugu on palju, sest loomulikult mida rohkem ukrainlased jutumärkides kasutavad Balti riikide õhuruumi, seda suurem on nende oht sattuda konflikti. Aga selle loo mõte minu arvates on hoopis muus. Kas olete tähele pannud, et aja mõttes ütlevad need kommentaatorid?
Balti riigid relvastuvad uuesti. Ja siis võivad venelased reageerida. Siin on mõned probleemid. Esiteks vaatame, kas Balti riigid saavad Läti peaminister Evika Silina, just tubli. Vaatame, kas Balti riigid on aastate jooksul olnud venelastele ohuks. See siin on Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi graafik, umbes 10-12 aastat vana. Me räägime ajast vahetult enne Krimmi invasiooni. Vahetult enne Krimmi invasiooni oli Eesti, Läti ja Leedu vägede koosseis selline. See tähendab, et Leedul oli 3750 meest, Lätil 1400 ja Eestil 5300. Lennukeid polnud. Kui välja arvata mõned luurelennukid, siis soomusvõimekus puudus, nagu näha, ja suurtükiväge oli tõesti vähe. Kui teete võrdluse ainult Lääne sõjaväeringkonna üksustega, mis on nüüdseks veelgi suurenenud, jah, ka täna pole neil tanke, seda näeme ka Military Balance'i andmetest. Ainult Venemaa Lääne sõjaväeringkonna väed, mis on nüüdseks palju suurenenud, paigutasid nagu näha 750 tanki, 850 raketiheitjat, raketisüsteemi ja nii edasi, 65 000 neest ja 320 tanki. Nagu näha, ei kujuta need endast suurt probleemi. See oli aga sõjaeelne paigutus, seega räägime aastast 2021 vahetult enne sõda. Nagu näha, paigutasid venelased siin piirkonnas oma vägesid. 76 diviis, 6 söeendagade korpus ja 20. Et anda aimu, koos NATO jõududega siin paigutasid nad maksimaalselt 3 rügementi. Nii et ma ei arvesta ka seda, mis on Kaliningradis. Seal oli 336 merejalaväe brigaad mehhaniseeritud jõud ja nii edasi. Seega väita, et Balti riigid on end uuesti relvastanud ja et nad kujutavad endast ohtu Venemaale, tundub mulle natuke raske. Isegi kui rääkida reaktsioonist. Mida sa mõtled reaktsiooni all? Kui me vaatame, kui palju need riigid panustasid uuesti relvastumisse, siis tuleb märkida, et kuni 2014 aastani kulutasid nad praktiliselt alla 1% oma SKP-st. Vähem kui 1%. Ja alles pärast Krimmi hõivamist ja sellele järgnenud sõda Ukrainas, siin on selgelt näha tõusu, hakkasid nad kulutama, kuid hoolimata kulutustest on Leedul tänapäeval, et anda aimu, umbes 15 000 meest, kellest umbes 3500 on ajateenijad. Need ongi kokkuvõttes kõik. Siis on veel territoriaalkaitseüksused, ütleme, et parimal juhul on neil umbes 20 000 meest. Läti on veelgi kehvemas seisus. 2024 aastal on neil 7300 potentsiaalselt koos reservidega 38 000. Eesti, nagu näha, on läinud 6600 pealt. Mõelge, milline tohutu relvastumine. 2021 aasta 6600 pealt tänaseks 7700 nii. Need ei ole sellised võimed, et võiks isegi unistada sellisesse riiki nagu Venemaa sissetungimisest. Siin näeme ka veelgi ulatuslikumat graafikut. Alates 2014 aastast kuni tänaseni, kui palju on nende riikide sõjalised kulutused kasvanud. Nagu näha, ei ole nad eriti palju liikunud. Arvestades nende võimekust, ei saa nad kujutada endast suurt ohtu. Aga miks ma ütlen, et see jutt tegelikult ei toimi? Sest kui me vaatame veelgi rohkem relvastuse seisukohalt, lisaks sellele, et nad on midagi ka ukrainlastele üle andnud, siis neil pole praktiliselt üldse soomusvõimekust. Neil pole veel tanke, neil on ainult M113-d, mis on ausalt öeldes natuke vanad. See on varustus, mille meie oleme soomukitena maha kandnud. Natuke anvisid Leedu kohta. Läti puhul on olukord isegi hullem, nagu näha võib.
4-5 lennukit kokku, aga peamiselt luureks või väljaõppeks. Väga vähe suurtükiväge, pealegi 30-st, räägime väga vanast suurtükiväest. Ja 44 CV90, mis on Rootsi toodang, mis on tõesti vähe. Nii et nagu näeme, on nende sõjaline võimekus tõesti väike. Seega ei suuda nad ründavalt absoluutselt midagi teha, aga mis kõige tähtsam, tegurite järjekord pöördub ümber. Mida sa silmas pead? Ei ole nii, et nad ärkasid ühel hommikul üles ja hakkasid uuesti relvastuma Ukraina sõja või Krimmi sündmuste pärast. Sest nagu sa ütlesid, pärast Krimmi tõusid nad veidi, aga siis rahunesid ikkagi maha. On asju, mida ma pean üsna huvitavaks. See tähendab seda, et venelased Vene televisioonis juba 2021 aastal, seega me räägime palju enne seda segadust Ukrainas. Igatahes, kui keegi ei unistanudki öelda, et baltlastel oleks põhjust rünnata. Või et neil oleks probleeme Venemaaga, või et nad uuesti relvastuksid. Arvestades, et tol ajal oli neil vaid mõni tuhat meest, mõelge selle peale. Venelased Vene televisioonis näitasid põhimõtteliselt rahulikult plaane. Nagu meie ärkaksime üles, paneksime käima Rai 1 ja näeksime Rai 1 pealt 1. Kommentaatorid, ma ei tea, Porta, mida iganes soovite ja Porta saates näete. Inimesi, kes räägivad sissetungi plaanidest. Kui lähed X-i ja kirjutate Russian TV Baltic, leiate kohe videoid, mis näitavad Vene televisiooni. 2019. aastal arutasid nad rahulikult, kuidas nad Balti riike sisse tungivad. Nii et kui peame mõtlema selle üle, kes pani asjad käima, eriti nende jaoks, kes võtsid Balti riigid sihikule. Videos räägib Venemaa riiklik kanal rahulikult Balti riikide sissetungist. Kindlasti see paneb need riigid häirekella lööma. Nii et kas nad relvastuvad uuesti sellepärast, et nad ähvardavad Venemaad või sellepärast, et Venemaa rääkis televisioonis juba enne sõda, kuidas neid riike sisse tungida. Need asjad tuleb paika panna, vähemalt kui tegemist on ajakirjandusliku aruteluga, kus ma ütlen sulle, vaata, need kardavad Venemaad ja relvastuvad uuesti. Siis tuleb asju käsitleda ajaliselt õigesti. Ja Venemaa sekkumine Krimmis, sõda Ukrainas, aga juba enne Ukraina sõda räägiti Venemaal rahulikult riigi televisioonis, nagu näete, sellest, kuidas oleks võimalik Balti riike sisse tungida. Põhjus tavajärg, kui sa räägid minu vallutamisest. Ma suurendan kulutusi, otsin väliskaitset, püüan saada rohkem liitlasvägesid oma territooriumile. Seega, põhjus tagajärg. Kas NATO provotseerib, tuues rohkem mehi Eesti, Läti ja Leedu territooriumile? Või on need venelased, kes on aastaid rääkinud nende ründamisest? Kui sina ei räägi sissetungist, siis mina ei suurenda vägesid, ei riigi omi ega välisvägesid. Põhjus tagajärg. Asju tuleb alati ajaliselt järjestada. Ja ajaliselt järjestatuna ei ole nii, et meie lääneriigid oleksime äkitselt suurendanud nende riikide sees üksuste arvu. Me suurendasime neid pärast seda Venemaa positsiooni. Nüüd aga püütakse rääkida vastupidist. Ehk siis räägitakse, et Eestis, Lätis, Leedus suurendatakse jõude, kes lausa unistavad Venemaa ründamisest ja seetõttu venelased võivad reageerida. Tegelikult räägivad venelased ise, et tahavad esimesena tegutseda, palju enne ressursside kogumist, palju enne Ukraina kriisi, palju enne seda, kui NATO üldse mingeid jõude välja saadab. Arvestage, et enne 2022 aastat oli seal vaid paar roteeruvat pataljoni. Kanadalased, sakslased, poolakad ja nii edasi. See tähendab, et räägime 800 000 mehest, kes ei saa selles mõttes mitte midagi teha. Seega, minu arvates ei ole selles loos siin mingit järjepidevust. Ei ole, sest sa pead seletama, miks see kasv toimub.
kallis Tiziano Cadetu, see kasv on tingitud Vene narratiivist, Vene kineetilistest tegevustest, seega sõjast, Krimmi okupeerimisest, mitte vastupidi. Teine jutt on aga see, kus kõik ütlevad, et Venemaa tahab tungida sisse, tahab tungida Balti riikidesse. Noh jah, nende märgades unistustes, mida nad televisioonis näitasid, räägiti juba sellest asjast. See video on detsembris 2021, et anda aimu. Aga selle vaatenurgast, mis praegu viimastel aastatel Ukrainas toimub. Ei, Venemaal ei ole absoluutselt võimalust avada veel üht rinnet, mis tooks kaasa ainult probleeme ja tõmbaks kaasa veel teisi riike. Et leida paremaid andmeid Eesti, Läti ja Leedu võimete kohta, soovitan teil vaadata Military Balance'i, mis on kõige ajakohasem, nimelt 2025 aasta väljaanne. Ja sealt on väga hästi näha, et hoolimata sellest, mis maailmas ja Euroopas toimub, on Eesti ja Läti ikkagi riigid, kus kulutused on kõige väiksemad. Loomulikult võrreldes teiste riikidega, ütleme siis NATO sees. Need jäävad ikka väga väikeseks. Ei ole nii, et kui sa suurendad vägesid 5000-lt 8000-le, siis tekib äkki soov Venemaad vallutada. Et anda Nii on. 5000 meest on üks rügement, suur rügement Ukraina sõjas. Sellega ei valluta isegi osa Kostjantuinikast, et anda aimu. Kui lähete leheküljele, kui ma õigesti mäletan, kas 88 või 82 Military Balance'is, leiate Eesti, Läti ja Leedu võimekused, mis pole eriti muutunud. See on kõige uuem 2025 aasta. Nagu näha, on võimekused tõesti väga väikesed. 5700 meest armees, 2250 mereväes, 3000 õhuväes, kuid enamasti on need õhutõrjejõud. Sõjalised jõuprojektsioonivõimed on peaaegu olematud. Neil ei ole endiselt suuri mehhaniseeritud jõude, tanke. Neil ei ole endiselt lennukeid, mis suudaksid teha enamat kui ainult luuret või midagi taolist. See ongi põhjus, miks nende õhuruumis on see rahvusvaheline missioon, sest neil pole peaaegu üldse võimekust midagi teha. Nagu näha, on kõik andmed olemas. Seega, minu arvates nii paljude üliatlantistide versioon, kes ütlevad, et Venemaa tahab Balti riike vallutada, kui ka paltsast oma, kes tahavad või relvastuvad pööraselt ja nii edasi. Need on valed, sest üks ei arvesta reaktsioonifaktoriga ega ole põhjus. Ja teine, kui Ukraina sõda läheb nii nagu läheb, siis venelased ei ole võimelised mitte midagi tegema. Seega leian ausalt öeldes, et mõlemad versioonid on vähe usutavad ja vähe loogilised, nii ajaliselt kui ka numbrite poolest. Seega ma ei pööraks sellele eriti tähelepanu. Aga ma näen, et paljud räägivad sellest asjast, mida nagu näete, saab numbritega lihtsalt veerand tunniga ümber lükata. Ükski mõistlik inimene ei saaks väita, et see on hullumeelne relvastumine või et need jõud kujutavad endast probleemi. Leidsin ka huvitava paralleeli. Tundub, et see on Hitleri ja marssal Mannerheimi soomlase vestlus, kes viibis vagunis. Ainus salvestis Hitlerist muide kõnekeeles, kus Hitler avaldab marssal Mannerheimile, et ta oli rääkinud Ribbentropiga. Ja Ribbentrop ütles, et Soome kujutab endast Venemaale surmaohtu, mille peale isegi Hitler ütles. Kas te tõesti tahate, et ma usuksin, et Nõukogude Liit kardab väikest Soomet? Siis Ribbentrop ütleb, ei, ma mõtlen, et nad ohustavad meid moraalselt. Mis iganes see ka ei tähendaks. Tegelikult tahtsid nad teada saada, kas sakslased sekkuksid Soome kasuks või mitte, kui nende vahel peaks puhkema konflikt. Aga väita, et nad suudavad Venemaad ähvardada. Jah, see on üks mu väga vana video, aga on huvitav näha, et enam-vähem sama retoorikat kasutatakse ka täna. Jah, Molotov, vabandust.
Ribbentrop oli see sakslane. Tuleme nüüd Moskva rünnaku juurde, sest minu arvates tuleb siin mõned asjad omavahel seostada. Lisaks sellele, et Vene sõjablogijate seas on palju reaktsioone, alustame sellest, et Moskva on Venemaa kõige paremini õhutõrjesüsteemidega kaitstud piirkond. Neid on umbes 100, sealhulgas S-300, S-400, Pantsir ja teised, kõik on linna ümber paigutatud kontsentriilistes ringides. Seega see, mida ukrainlased tegid 16. ja 17. mail, oli rünnata Venemaa kõige paremini kaitstud punkti. Ma tahan, et ühendaksite paar punkti, sest siis näete, kuidas asjad omavahel kokku sobivad. Ma ei mäleta, 6. aprillil vist tegin ühe otseülekande, mille nimi oli Karu pimestamine. Ja selles otseülekandes tõin välja paar asja, mis minu arvates muutuvad nüüd aina selgemaks. Ma näitasin teile graafikuid, kus ukrainlased ründasid süstemaatilised Venemaa õhutõrjesüsteeme, varajase hoiatuse süsteeme, radareid ja antenne. Sest hiljem näete, kuidas paljud asjad omavahel seotud on. See oli see artikkel, kui te mäletate. Ma läksin tagasi ja otsisin selle üsna hiljutise otseülekande üles, umbes 6 aega tagasi, nimega Karu pimestamine. Sest kogu see hävitustegevus, nagu näha, S-300 Strela, pukssüsteemide, antennide ja nii edasi vastu, nad on kõik koondunud, nagu näha, vaadake ise. Nad on kõik koondunud Krimmi, Zaporižžja koridori ja kui te tähele panete, siis on nad väga koondunud Belgorodi piirkonda, kui märkate. Kui te märkate, siis sageli marsruudid, mida ukrainlased kasutavad Moskva ründamiseks, lähevad kas läbi Brjanski või tavaliselt läbi Belgorodi või Kurski. Selle tegevuse huvitav asi just nimelt on trajektoor Moskvasse. Kuid samal ajal, viimasel ajal, on ukrainlased takistanud teed, mis läheb Rostovist praktiliselt Mariupoli, Melitopoli ja siis Krimmi suunas. On huvitav näha, kuidas teatud tegevused hakkavad kattuma, just kui oleksid need valgused üksteise peal ja asjad hakkavad loogiliseks muutuma. Seal all oli ka kõik statistilised andmed selle kohta, kui palju süsteem oli rünnatud, mis tüüpi need olid ja nii edasi. Et anda aimu, sõjaväeringkondade lõikes oli venelastel sõja alguses umbes 908 õhutõrjesüsteemi, nagu näha, jagatud erinevate piirkondade vahel. Nad on kaotanud neist 322, mis on 35% netokadu. Loomulikult tuleb selles mõttes arvestada ka tootmist. Siin võib näha, kuidas ukrainlased olid viimase 6 kuu jooksul keskendunud õhutõrjesüsteemide ründamisele. Alates 2025 aasta juunist kuni 2026 aasta märtsini ja nad jätkavad siiani. Pukssüsteemid, torsüsteemid, Pantsir, Tunguska, S-400 erinevad radarid ja nii edasi ja nii edasi. Kõike seda tuleb alati vaadelda seoses Ukraina tegevusega. Mida see tähendab? Siin on aga Ukraina tegevus, mis puudutab elektroonilise sõjapidamise ja radarite süsteemide hävitamist. Kui ma kavatsen palju panustada droonidega läbiviidavatele kampaaniatele ja varsti näeme ka midagi muud, siis paratamatult püüan ma tekitada võimalikult palju probleeme venelaste luure, varajase hoiatuse ja tõrjevõimekuses. Aga eelkõige tekitada olukord, kus kõike korraga katta ei saa. Kuna Venemaa on maailma suurim riik, siis kindlasti muutub kogu territooriumi kaitsmine veelgi keerulisemaks. Pole juhus, et üks teemasid, mille üle sõjablogijad kõige rohkem vaidlevad ja arutlevad, on just see, miks meil pole siin rafineerimistehases süsteeme ja muud sellist. Venelastel oli palju süsteeme, aga mitte nii palju, et kaitsta nii suurt riiki. Seega peavad nad paratamatult tegema valikuid. Kas toetada vägesid rindel ja kaitsta neid võimaliku Ukraina õhuväe tegevuse eest, isegi kui seda on vähe, või pean paratamatult minema kaitsma rafineerimistehaseid, linnakeskusi või logistilisi teid.
ma olen märganud, et viimasel ajal ei ole Ukraina droonide tegevus enam ainult taktikaline rindel kasutamine. Aga praktiliselt luuakse väga sügavaid tõkestustsoone. Et teile aimu anda, sinisel alal näete klassikalist tegevust rindel. See tähendab 20 kilomeetrit. Viimase 6 kuu jooksul on see laienenud kuni helesinise tsoonini, nii et räägime 50 kilomeetrist. Ja eriti selles faasis märkame Ukraina tegevust mööda seda teed siin, nii et me räägime umbes 80–100 kilomeetrist rindetsoonist. Lisaks on rünnakud need droonidega korraldatud, ütleme kamikaze droonidega oluliselt kasvanud, need ulatuvad kaugemale Rostovist, kaugemale Krimmist ja seega kasvavad need jätkuvalt. Kas on ametlik Vene teada? Ei, nad teevad midagi enamat kui seda, mida Rubikonid teevad. Rubikonid tegutsevad endiselt 50–60 kilomeetri tõkestusulatuses. Siin räägitakse enam kui 50–60 kilomeetrist tee, mida nad ründavad. See siin on tegelikult mõnes kohas isegi kuni 120 kilomeetrit. On huvitav, et see kõik jälgige mind, sest need asjad on omavahel seotud. Seega Ukraina tegevus Vene õhutõrjesüsteemide vähendamisel, radarite, antennide ja nii edasi hävitamine, venelaste eemaldamine Starlinkist. Siis näeme, et siin on näha ka Palantiiri rolli, kuna droonid kasutavad tehisintellekti rünnaku lõppfaasis. Seega on need muutunud autonoomsemaks. Lühidalt on olemas ametlik Vene teade, mis piirab liiklust just sellel teel. Videod leiate hiljem allikatest. Siin näete hävitatud Vene logistikasõidukite vrakke praktiliselt selle tee ääres, mida kasutatakse varustuse toomiseks. On olemas terve artikkel Clement Mulini poolt ja seal saab täpselt näha, kuhu nad lööke annavad. Pane tähele, et tee kulgeb mööda Azovi mere äärt, järgib rannikut, seega on see võimalikult kaugel rindetsoonist. Kuigi mitte väga kaugel ja see muutub tõeliseks põrguks. Tundub, et Felinid ei olnud ka ainult mask, sest võib-olla mitte täpselt nii, nagu me ütlesime, aga nad on olemas. Neid on vähe. Midagi on nüüd näha, aga kindlasti oleme veel kaugel. Lähme loeme Flamingo eelmise aasta augusti avaldusi. Nad ütlesid, et tootsid neid 120 tükki kuus. Ametlikke ja kinnitatud rünnakuid võib 2 käe sõrmedel üles lugeda. Kui sa tootsid neid 120 tükki kuus, teeme kiire arvutuse. August, september, oktoober, november, detsember pluss 5 kuud. Nende enda sõnul peaks neil olema üle 1000. Mina olen pidanud arvestust. Rünnakutes pole neid kasutatud rohkem kui 30. 30–40 on kasutatud. Ja nad väitsid, et neil oli juba eelmise aasta augustis-septembris tootmine 100–120. Arvud ei klapi. Kui sa kasutad 30 Flamingo 7–8 rünnakuga ja sa ütled, et tootsid neid 126 ja täna peaks sul neid olema 1000. 1000, 1200 minu arvestuse järgi on puudu. 1200, 1001, 1200, 1150 arvel. Vot nii. Nii et ma ütleksin, et nad olid oma kvaliteeti ja tootmist kõvasti üle hinnanud. Minu arvates pidid nad neid edasi arendama. Need esialgsed ei olnud sugugi need, mida nad praegu kasutavad. Need olid natuke liiga prototüüpsed. Ja seega tasapisi tulevad välja järjest uuemad versioonid. Tuleb märkida, et selles punasega tähistatud tõkestustsoonis on kõik rünnakud, kõik punased täpid. Need on rünnakud, mida ukrainlased on viimastel kuudel selle tee ääres korraldanud. Miks ma ütlen, et kõik need asjad tuleb omavahel seostada? Need on sügavale ulatuvad rünnakud, mida ukrainlased on nende 3–4 kuu jooksul korraldanud. Sest lisaks sellele loole on ka see lugu, et ukrainlased näitavad oma liukpomme.
nii et kui me peame kõik kokku panema, siis tuleb välja, et nad vähendavad venelaste kaitsevõimet teatud piirkondades. Nad sunnivad sind kaitsma enam-vähem kõike. Sest loomulikult, luues uusi häirepiirkondi nagu Moskva ja nii edasi, mis olid juba niigi hästi kaitstud, sunnib see venelasi paratamatult ressursse kulutama. Ja tavaliselt on ründajal eelis valida, kus ja millal rünnata. Teine pool saab ainult reageerida püüdes. Ennustada, kus see asi juhtub, seega ei ole see eelis. Sa mängid kaitses tohutus ruumis ja peab püüdma ette aimata, kus vastane kasutab oma droone. Seega on see väga keeruline teema. Samal ajal ilmuvad esimesed videod liupommidest. Neid kasutavad põhimõtteliselt ukrainlased, nad kohandavad nagu näha oma lennukeid. Kui te mäletate, siis otseülekannetes, mis tehti koos Antsaraga, öeldi alati, et F-16 Mirage 2000 ja see, mis oli jäänud Ukraina õhujõududest, ei saanud aktiivset rolli mängida. Sest nad oleksid paratamatult sattunud S-300 ja S-400 sihtmärgiks. Seega oleks neil olnud passiivne roll. Tegelikult oligi neil passiivne roll. Selles osas oli meil õigus. Neid kasutati peamiselt kogemuste saamiseks ja Ukraina sees õhutõrje toetamiseks. Seega Kiievi piirkonnas, Lvivi piirkonnas ja nii edasi. Paneme asjad järjekorda. Ukrainlased arendavad oma liukpomme. Samas otseülekandes, mille me eelmisel korral tegime teemal karule jahti pidada, oli üks uudistest, mida ma teile näitasin. Uudis ebatavalisest Ukraina pilootide väljaõppetegevusest. Ma mainisin seda niisama, võib-olla tuleb see uudis meile veel kasuks. Nüüd näeme, et sellest on meile kasu. Oli mitmed osindanalüütikud rääkisid just sellest, et uudiseid on väga palju. See on kiri, ma loen, nagu näete, oli see 27. märtsil. Viimastel päevadel on Ukraina õhuvägi korraldanud palju treeningmissioone Ternopili oblastis ja teistes Lääne-Ukraina piirkondades, kaasates tavapärasest rohkem lennukeid. On võimalik, et Ukraina on saanud uue partii F-16 ja Mirage 2000 hävitajaid või viib läbi suuri treeningmissioone Su-24 ja Su-27 lennukitega. Nagu sa õigesti ütlesid, Vinter, see videos nähtud lennuk tundus oma kuju poolest olevat Su-24. Nii et näete, kuidas erinevaid asju saab omavahel seostada. Seega proovime anda mõtte kõigele sellele infole, mis on aja jooksul laiali paisatud. Viimase 6 kuu jooksul on ukrainlased süstemaatiliselt otsustanud hävitada Vene radar, varajase hoiatuse ja õhutõrjesüsteeme. Nad ründavad Venemaad mitmes kohas, sundides neid kaitsma palju rohkem piirkondi. Meil oli märtsi lõpus, aprilli alguses ebatavaline Ukraina õhujõudude aktiivsus ja nüüd näitavad nad äkitselt liukpommide videoid, kui selle põhjal midagi järeldada saab. Kuna on ka uudiseid, et venelased loovad droonitõrjesüsteeme isegi Vladivostokis. Nii et nad arvavad, et varem või hiljem jõuavad ukrainlased kohale. Nad on juba Uraalides kaugemale jõudnud, aga arvatakse, et nad jõuavad veelgi kaugemale. Loomulikult neelab see ressursse. Ma ütlen teile veel ühe uudise, et näidata, kuidas see kõik on omavahel seotud. Mõni aeg tagasi üritasid venelased, just nemad, tagasi osta Türgile müüdud S-400 õhutõrjesüsteeme. Mida see teile ütleb? See ütleb teile, et neil on vaja rohkem õhutõrjesüsteeme. Venemaa püüab tagasi saada S-400 süsteeme, mis varem Türgile müüdi. See on huvitav, sest kui kõik need asjad kokku panna, saab aru, et ukrainlased on loonud olukorra, kus venelased peavad paratamatult kulutama palju riigi kaitsmiseks ja nemad kasutavad seda ära. Kui venelased otsustavad
mõnda piirkonda mitte katta, siis ma arvan, et ukrainlased püüavad seal pommiheitemissioone teha. Liugpommidega ohututest kaugustest, ütleme 80-100 kilomeetri, täpselt nii nagu venelased on karistamatult teinud juba üle 2 aasta. Nad suudavad visata väga palju pomme, ilma et peaksid kartma mingitki vastust ukrainlaste poolt. Ma usun, et ukrainlased teevad teadlikult aeglast ja järjepidevat tööd selle nimel. Et teile aimu anda veelgi värskemad andmed, selle võtsin Peruni videost, mille leiate ka kirjeldusest. Vaadake, kuidas alates novembrist ja novembri-detsembrist Vene õhutõrjesüsteemide arv, mis on tabatud või mille kohta on teatatud, et need on tabatud, on eksponentsiaalselt kasvanud. Novembri-detsembris oli neid 15, nüüd on neid üle 30, jaanuari-veebruari paiku, märtsi-aprilli paiku on neid 55, midagi sellist. See tendents, need on siis väited, mitte kõik pole kinnitatud, kuid on näha teatud suundumust. See on Ukraina tegevus Vene antennide vastu. Nagu näha, on novembris tänaseni toimunud kasv. Novembris oli rünnakuid Vene antennide vastu umbes 78, nüüd on neid üle 2500. Seega kõik need asjad kokku selgitavad Ukraina strateegiat ja tegevust, mida nad juhivad. Moskva ründamine on vaid nõelatorge võrreldes kõige sellega, mis toimub, kuid kindlasti on see torke, mis tabab valusalt. See torge venelasi veelgi rohkem tugevdama juba niigi ulatuslikku Moskva kaitset ja tõenäoliselt ka teiste suuremate linnade kaitset. Ma usun, et lõppeesmärk ongi tuua osa Ukraina lennuväest vähemalt teatud piirkondadesse tegutsema, heites liupomme täpselt nii, nagu venelased teevad. Kogu see tegevus koos ongi mõeldud selleks, et proovile panna ja pingestada Vene õhutõrjevõimekust, ei rohkem ega vähem, nii rindel kui ka rindepiirkonnas. Pange tähele, alates sellest ajast, kui ma teile otseülekandes näitasin, kuidas süsteemselt hävitatakse varajase hoiatuse süsteeme, radareid, õhutõrjet Zaporižžja ja Krimmi piirkonnas, on viimase 2 nädala jooksul see maantee, mida ma teile enne näitasin, muutunud jahimaaks. Need 2 asja on omavahel seotud. Miks ukrainlased kuni 1,5 kuud tagasi seda maanteed ei rünnanud? Sest nad puhastasid selle piirkonna süsteemidest ja nüüd jõuavad nad sinna välja. Kõik need asjad on omavahel seotud. Seega on huvitav näha, kas see strateegia on jätkusuutlik, kas see tasub end ära, kas nad suudavad seda teha ja milliseid vastumeetmeid venelased kasutavad. Tuleb märkida, et on mõned uued asjad, sest täna on uute asjade avalikustamise päev. Kuidas on võimalik, et ukrainlased suudavad äkitselt sellele teele jõuda? Olgu, nad on kuid juba puhastanud radareid, antenne, süsteeme, aga see ei tähenda, et droonid maagiliselt läbivad vahemaad 50 kilomeetrist 150 kilomeetrini. Kui poleks välja tulnud veel ühte asja. Kuidas nad suudavad neid droone viia sinna 120-150 kilomeetri kaugusele? Nüüd ma näitan teile ühte asja, mis minu arvates on väga huvitav. Sest see on idee, mis on sama vana kui sõda ise. Lihtne. Keegi on selle juba vestlusesse kirjutanud, nii et ma näen, et te jälgite toimuvat. Ei, aga see, et neid ei juhita, on üks asi. See võib olla ka juhitamatu, aga ikkagi vajab ta sinna jõudmiseks akut, isegi kui ta on autonoomne. Kuidas sa selle ulatust suurendad? Nad kasutavad õhupalle, mis viivad droonid põhimõtteliselt 5, 6, 7, 8 tuhande meetri kõrgusele ja sealt lastakse droon lahti. Seejärel on neil sisuliselt laskutrajektoor, nad kasutavad väga vähe energiat
ja jõuavad nagu näha sinna, kuhu vaja. See on huvitav idee. Aitäh, tõenäoliselt pole neil enam isegi taimerit vaja. Tõenäoliselt vabastatakse see teatud suunas kindel GPS-koordinaadil. See laskub alla, suudab tõenäoliselt täiesti iseseisvalt aktiveeruda ja asub sihtmärki otsima. See on strateegia, mida nad kasutavad, et jõuda tohutute vahemaadeni, kaugusteni, mida aku lihtsalt ei suuda katta. See on väga huvitav asi. Nagu näete, see eraldub ja muutub täiesti autonoomseks. Ja liigub edasi. Lihtne ja geniaalne. Täiesti nõus. Nagu näete, kui see jõuab piirkonda, teab see täpselt koordinaate. Seega on huvitav näha, kuidas neid lahendusi kasutusele võetakse. Nagu näete, asjad liiguvad, kõik muutub pidevalt. See on tõesti madal tehnoloogiline lahendus, aga tõhus. Seega püüame ühendada kõik, mis toimub. Need on küll erinevad strateegiad, kuid kõik on enam-vähem suunatud samale eesmärgile. Krimmi kaitse eemaldamine, suuremad kulutused Venemaa õhu- ja õhutõrjele, Venemaa väiksem suutlikkus vaenlase rünnakuid tõrjuda. Sest kui sa kaotad palju antenne ja varajase hoiatuse süsteeme Zaporižžjas ja Krimmis, kus samuti käivad lahingud, samuti Donbassis, siis pead need hiljem asendama. Ja kui sa asendad need seal, siis ei saa sa neid ega täiendavaid süsteeme teiste piirkondade kaitseks paigutada. Nii et nagu näeme, peavad nad valima. See ongi huvitav see efekt, mida ukrainlased loovad. See on põhjus, miks sõda muutub rindel järjest kaugemaks ja aeglasemaks. Sest lõpuks ei nõua kogu see tegevus ukrainlastelt üldse inimkaotusi. Kogu see tegevus tehakse droonijuhtide poolt. Nii rünnakud Venemaal, Moskvas, Peterburi lähedal, kui ka kõigi nende süsteemide hävitamise tegevus ei ole pealetung. Ei nõuta isegi ühegi inimese surma. Seega on see viis sõda taandada kaugstrateegiale, mis minu arvates on huvitav. Paneme kokku need asjad, mida me ütlesime ka eelmises analüüsis koos kindral Kapitiniga. Selle aasta alguses Venemaal tsenseeriti nii VPN kui ka sotsiaalmeediat nagu Telegram, WhatsApp ja nii edasi. Ja nad kaotasid ka ühenduse Starlinkiga, kui te mäletate. See oli paraad, mis oli kindlasti väga pettumust valmistav. Ja ka seda tuleb vaadelda ajaloolises kontekstis. Paraad, mis tähistab võitu natsifašismi üle 1945 aastal. Ja see on esimene kord alates 1945. aastast, kui Moskva on rünnaku all. See on suur probleem uhkuse seisukohalt. Ärge eksige, kui arvate, et sõjaväelased, Vene blogijad, kommentaatorid ja neesisi ei kritiseeri sõda. Olge tähelepanelikud, nad kommenteerivad sõja läbiviimist. Need on kaks väga erinevat asja. Täiesti erinevad. Nüüd, kui me oleme siin, rahulikult saame seda vaadata, vaatame, mida ütlevad peamised Vene sõjablogijad. Me mõistame, et õhutõrjejõud püstitavad uue rekordi allatulistatud lennukite arvus. Vastavalt Kaitseministeeriumi andmetele on õhutõrjeüksused viimase 24 tunni jooksul alla tulistanud 1054 Ukraina drooni. See on absoluutne rekord. See on viis öelda, okei, ma olen päris palju alla tulistanud, aga sa ei räägi neist, kes läbi pääsesid. Ja tõepoolest need sõjablogijad ütlevad, esimest korda ületas alla tulistatud kaugmaadroonide arv 1000 piiri. Oleme korduvalt kirjutanud, kuidas selle olukorraga toime tulla. Kõigepealt peame looma uusi mobiilseid üksusi, mitte ainult Ukraina piiriga külgnevates piirkondades. Miks ma näitan teile, mida need sõjablogijad ütlevad? Mõnikord räägivad nad ka mõistlikku juttu. Jah, nad peavad looma uusi üksusi ja uusi jõude. Asi pole selles, et venelased ei teaks, mida nad peaksid tegema, vaid sageli ei suuda nad seda lihtsalt ellu viia.
Me peame looma varajase hoiatuse süsteemi ja just seda hävitavad ukrainlased oma tegevusega juba mitmeid kuid. Kolmandaks peame sihikule võtma mitte ainult vaenlase droonimeeskonnad, laod ja stardibaasid, vaid ka Ukraina droonide ideoloogid. Magyar IT. Nad tahaksid tappa. Ukraina drooniüksuste juhid. 4. punkt tuleneb 3. On aeg rünnata otsustuskeskusi. nii et nad kardaksid Vene territooriume rünnata. Kättemaksurünnakud, kuid sihipäraste ja süstemaatiliste pingutustega. Näiteks mõned kutsusid üles ründama Ukraina parlamenti, ülemraadat, et anda aimu. Tuleb märkida, et enamik neist ütleb, jättes kõrvale need kõige äärmuslikumad, et neid on kasutatud sellisel viisil. Ta isegi meenutab presidendi määruse 19. klausli D-punkti, mis käsitleb Venemaa Föderatsiooni riikliku poliitika põhialuste kinnitamist tuumaheidutuse valdkonnas. See tähendab, et nüüd on nad alandanud seda künnist, et kui riigile on oht, võivad nad kasutada ka tuumarelva. Pane tähele, et nad teevad Teskovist nalja. Väga hea küsimus. Küsimus oli, milline saab olema meie vastus rünnakule Moskva vastu. Ja siin kommenteerisid kõik venelased, et see on nagu tavaliselt sama. Tegelikult Peskov oli asja pisendanud, ehk siis ta oli ootusi väga madarale viinud, vähendanud nende tähtsust, mitte ainult tema, vaid ka Zahharova. Nad olid Ukraina rünnaku teemat väga pisendanud, vähendanud selle tähtsust, ilmselt selleks, et vähendada ootusi võimaliku vastuse suhtes. Peterburi on haavatavam kui Moskva. Et sulle vastata, George, on see haavatavam nii kauguse tõttu kui ka selle tõttu, kui palju kaitsesüsteeme piirkonnas on. Allpool olen pannud kõik lingid, aga leiate need ka kirjeldusest. Fra rääkis, et selliseid arutelusid on välja toodud ka palju teisi. On huvitav näha, et kõik need Vene sõjablogide ja nendega seotud kogukondade arutelud, kus on miljoneid kasutajaid, seega me ei räägi siin tilgast meres, olid juba, ütleme nii, ühe õppetunni saanud. Ühte karistatakse, et 1000 õpetada, et anda aimu, sest eelmisel kuul oli just üks selline olukord, kus keegi oli natuke üle piiri läinud, ütleme nii, ja see on praegu aktuaalne. Tema kriitika, tema nimi on Blogija 13. Meie sõber Blogija 13, nii et mina kutsun teda Blogija 13. Meie sõber Blogija 13. Ma olen väga, ütleme nii, õnnelik, et ma selle video tegin. See on video sõjaväelased tegid temast video, kuna ta kadus ootamatult eelmisel kuul. Terzo reggimento d'assalto. Natuke purjus, nad teevad tema üle ka nalja. Lõppkokkuvõttes meie sõber, kes lendas mul aknast välja, ei teinud sõprust teega, aga kindlasti oli ta minu olukorras üsna probleemne. Ot nii. Paluti seda teha üsna problemaatilises olukorras. Nii. Karistus ja rünnaku video. Ning võib-olla polnudki see video ühelt suurimalt blogijalt. Ta polnud keegi eriti tuntud, aga ta näitas mulle, tegelikult nad jätkasid rahulikult oma kriitika avaldamist. Nii et me mõistame, et tegu on tõesti suure tegevusega, mis on jõudnud isegi televisiooni. Näiteks täna vaatasin viimast esinemist. Näiteks täna vaatasin Russian Media Monitoris Vene televisiooni viimast lõiku. Ja ma märkasin, et saatejuhi ja selle kommentaatori vahel oli päris palju hõõrumist. Kuulsin, kuidas ta kurtis, et ukrainlased jätkavad ja jätkavad ning tungivad aina sügavamale rünnakutega, sest ausalt öeldes nende pingutused on üsna edukad. Aasta jooksul on neil õnnestunud palju saavutada. Nad ei mõtle strateegilistele rünnakutele ega pealetungidele. Nad mõtlevad ainult löökide andmisele ja tundub, et meie jõud väheneb.
nii et see kriitika Ukraina võime kohta lüüa sügavale Venemaale jõuab, nagu näete, ka televisiooni. See oli varem mõeldamatu. Üks asi on tõsi. Vene kommentaator ütleb, et keegi pole kunagi sõda kaitses võitnud. Tegelikult ei seisne ukrainlaste jaoks asi võitmises, vaid vastupanu osutamises. Kui te mäletate, siis umbes 6 või 7 kuud tagasi tegime ühe otseülekande, kus räägiti ukrainlastele sobivast strateegiast sellises olukorras. Ja kindlasti ei olnud see pealetungide ja 1991. aasta piiride taastamise strateegia, vaid 70% strateegia. Kui ma ei suuda oma eesmärke saavutada, siis püüan teha nii, et sina ka ei suudaks enda omi saavutada, mis on kindlasti palju avalikumad, arvestades, et sa pead end maailma teiseks kõige võimsamaks sõjaliseks riigiks. Sina oled see, kes tahab Donbassi võtta ja oled seda ka avalikult öelnud. Sina oled see, kes tahtis võtta Ukraina ja oled seda ka välja öelnud. Minu võit seisneb selles, et ma takistan sind seda tegemast ja püüan muuta selle tegevuse sinu jaoks võimalikult kulukaks. Ja selles osas minu arvates ukrainlaste jaoks ongi oluline olla kaitses, teha väikseid vasturünnakuid siis, kui märgatakse, et venelased on kaotanud hoo ja jätkata surve avaldamist sügaval tagalas, ilma et mehi räisataks. See tähendab, et tehakse selliseid rünnakuid nagu need, mis igal juhul tekitavad, nagu te nägite, palju arutelu ja suurt ebamugavust Venemaal. See on kindlasti parim strateegia ka inimlikust vaatenurgast. Jah, ka ressursside vaatenurgast, sest rünnakute arv saab ainult kasvada, kuidas sa peatad droonide tootmise. Seda ei peata, nii lihtne see ongi. Ja nagu te näete, paljud kommentaatorid, sõjaväelased ja blogijad, venelased arutavadki just seda teemat. No ütlevad, kas arvate, et neid saab vähem olema? Ei, nende arv kasvab ja samuti arenevad nende marsruudid ja taktikad. Nad püüavad proovida üht ja teist meetodit. Testivad, otsivad, sondeerivad auke meie kaitsesüsteemides ja haavatavusi. Ja koormavad üle riigi tootmise ja meie tehnilised võimed, mis puudutab õhutõrjesüsteeme, juhitavaid rakette ja nii edasi, mis maksavad miljoneid rublasid, siis nemad kasutavad droone, mis on tehtud, mis ongi vahust ja hea jumal, vaht on nagu kumm, aga see, mille sees on õhk, aidake mind. Vahust, tubli. Ma ütlen, et meie peaksime kulutama miljoneid, et teha rohkem kaitsesüsteeme, aga nemad kasutavad droone, mis on tehtud vahust, polüstüreenist ja nii edasiga. Ja nad ütlevad, et aeglaselt nad ütlevad, nende sihtimine muutub järjest paremaks. Nad kasutavad kosmoseluuret, maismaaluuret ja lõpuks korraldavad nad rünnakuid kasutades kaugmaa droone, tiibrakette ja nii edasi ja nii edasi. Seda räägivad mitte vähetähtsad sõjaväetegelased ja blogijad. See on Rogozin, kellel on 90 000 jälgijat, lihtsalt et anda aimu. Teised kommenteerivad, see on veel suurem, tema nimi on Veteran, tal on peaaegu 300 000 jälgijat. Ukraina rindel on olukord praegu selline, et sel sügisel tuleb kas mobilisatsioon või tee rahulepinguni. Tuleb märkida, et esimest korda selles sõjas aprillis, sõltuvalt kaartidest, aga ütleme nii, et kõik on ühel meelel. Et kui venelased ei ole 2026 aasta aprillis vallutustes miinusesse jäänud, siis on see siiski kõige väiksem kuu territoriaalsete muutuste osas nende kasuks. See on Roman, kes on samuti üsna suur tegelane, kes ütleb, et Putin ei ole veel rahvale vastanud Ukraina relvajõudude rünnaku kohta. Tema Somoska kohta, mida ei olnud nähtud Isamaa sõja aegadest saadik. Kogu eliit teeskleb, et mitte midagi pole juhtunud. Nagu näete, muutuvad nad oma kommentaarides üha julgemaks. On ka neid, kes kommenteerivad paraadi ennast ja nii edasi, öeldes, et ma ei väida, et kõik läheb hästi, ega tee rõõmsat nägu, ilmselgelt. Te teate seda väga hästi.
me teame väga hästi, et rinne läbib järjekordset kriisi. Vaenlane saab uusi relvi ja meie oleme maha jäänud. Selles pole midagi uut. Meil pole 5 aasta jooksul olnud ühtegi aastat ilma kriisita. Siin öeldi, et 2022 aastal ilmusid HIMARSid, 2023 aastal vastupealetung, 2024 aastal Kurski invasioon. 2025 aastal raske ukrainlaste väljatõrjumine Kurskist Sumi piirkonnas. Ja nüüd 2026 aastal imevad Hornets ja teised keskmaa droonid meie liinilt verd. Need rünnakud, mida me enne näitasime. Ülipika tegevusraadiusega droonid. Droonid, mis tegutsevad väga kaugel ja külvavad hirmu sügavustes. Peterburist Uraalideni, aga ka logistilistel teedel õõnestavad need tugevad nende võimet asju hallata. See on enam-vähem see, mida venelased olid suutnud teha, kui te mäletate. Umbes 2025 aasta lõpuks. Venelased olid kasutusele võtnud Rubikoni üksused, suutsid teha tõkestamist Kaimani taga kuni 50-60 kilomeetri kaugusel. Ja see oli ukrainlase tõsisesse raskusse pannud. Pidage meeles, et rinne, ja seda näeme hiljem paremini kaartide detailidega ja nii edasi, oli jõudnud väga lähedale kokkuvarisemisele. Sest kui te mäletate, siis mingil hetkel eelmise aasta augustis suutsid venelase Pokrovski kohal ületada viimase Ukraina kaitseliini. See oligi viimane, mis oli veel ehitamisele. Ja kui te mäletate, siis ukrainlastel kulus umbes 2 kuud, et see olukord seal kontrolli alla saada. Seal oli oht, et käivitub tuuminoefekt. Ehk kui Vene väed oleksid ületanud Ukraina kaitsesüsteemid, oleksid nad saanud edasi liikuda kiiremini, kui ukrainlased suudavad uusi kaitsesüsteeme ehitada. Ja nad olid sellele väga lähedal. Ja see ei ole arvamus, sest kui sinna saadeti Azovi Skala pataljon, 82. brigaad, Ukraina parimad üksused, et olukorda kontrolli alla saada. See oli siin. Kui te mäletate, siis venelaste poolt tekitatud eend. Nad teadsid, mida tähendaks venelaste läbimurre just selles piirkonnas, mis asub sisuliselt Kostjantinivka ja Pokrovski vahel. Oluline on märkida, et ukrainlastel õnnestus see kriis oma parimate üksustega kontrolli alla saada. Siis saabusid vihmad oktoobri lõpus ja novembris ning siis saabus selle sõja alguses kõige külmem talv. Need 4 kuud, mis olid ukrainlaste jaoks üliolulised oktoobrist veebruarini, andsid ukrainlastele koos sellega, et venelased kaotasid Starlinki ja nii edasi, aega, et lõpule viia teised kaitsesüsteemid. See on kõige uuem kaart. Mis puudutab võrdlust, siis seda saab näha. Minge ja vaadake eelmise aasta septembri-oktoobri otseülekandeid. Siin oli ainult see joon, et anda aimu ja see polnudki täielik. Täna loovad ukrainlased nagu näha palju rohkem kaitsesüsteeme. Mitte ainult siin, aga kui vaatame ka teisi piirkondi, siis see on piirkond Kamjanske ja Uleipole vahel. Kui te mäletate, siis venelased üritasid tiivalt ümber minna. Ma loen teile nüüd kommentaari ette. Ukraina kaitseliinid, mis tol ajal olid ainult see helesinine oli olemas. Oli ainult see helesinine, muud ei olnud, olid need 2 joont, see oligi Zaporižžja kaitsesüsteem, ainult see piirkond. Siin, sellest ajast alates, nagu näete, on ukrainlased arendanud palju teisi liine. Eriti arendavad nad neid pidevalt edasi ka Zaporižžja piirkonnas, järjest keerulisemaks. Lühidalt, venelased olid jõudnud nii kaugele, et peaaegu ületasid kaitsesüsteemid. Siis sai suvi läbi ja nad ei suutnudki. Siis tuleb vaadata, kas nad oleksid üldse hakkama saanud inimressursside poolest. Sest ikkagi tuletame meelde 2024. 2024, 2025 venelastel oli igal pool initsiatiiv, seega. Ja ukrainlased olid igal pool kaitses välja arvatud Kurskis, mis siiski, kui aus olla, ukrainlased olid Kurskis rünnakul. Esimesed 3 nädalat kuni 6 aega olid nad seal rünnakul, pärast seda läksid nad ka seal kaitsele. Nii et nad jõudsid sellele väga lähedale.
Seda, mida ma saan teile täna öelda võrreldes 2024 aasta maiga või 2025 aasta maiga, on see, et koondumisi ei ole. Ja suuri Vene vägede koondumisi, mis kogunevad, nagu juhtus Pokrovski ees, mis paneks mõtlema mingile tohutule Vene pealetungile kõigil rinnetel, ei ole. Selgitus. Droonid on kindlasti üks põhjustest. Kindlasti ei lähe värbamine enam nii hästi kui varem. Kindlasti ei ole enam nii palju mehi. Nagu eelmistel kuudel, eelmistel aastatel on kulutused olnud suured selleks, et suuta hoida survet kõigil rinnetel. Ei ole näha erilisi boonuste, värbamise, eemendeste tõuse. Arvestage sellega, et hoolimata sellest on umbes 70–80% praegustest rindetest Ukrainas siiski Vene surve all. Seega hoiavad nad siiski üldist pealetungi aktiivsust, välja arvatud mõned sektorid, kus ukrainlased teevad vasturünnakuid, mis on aeglased Vene positsioone kulutanud, eriti Kamjanske piirkonnas, kuid ka Kulei-Poljai-Pole piirkonnas. Pärast pendulumi kõnet, kus ukrainlased kasutasid ära seda, et venelased olid liiga kaugele ette tunginud, ilma et oleksid oma positsioone kindlustanud. Kuidas siis ukrainlased suutsid nad tagasi tõrjuda? Taga kaugele, kuid nüüd on taas Vene aktiivsus, et kaotatud territoorium tagasi võita. Kindlasti venelased, kes olid suutnud jõuda kaugemale kui Kamjanske, Vene vägede suurim edasitungipunkt oli Veseljanki suunas. Et teile aimu anda, oleme väga lähedal Zaporižžjale. Umbes 5 kuud tagasi nähti selles piirkonnas Vene haarangüksusi, kes suutsid sinna jõuda. Nüüd ukrainlased tasapisi närivad Vene kontrolliala, suurendades hallitsooni. Ülejäänud rindel on venelased enam-vähem ikkagi pealetungil, peamiselt ründavad, kuid väga lokaalselt. Pokrovski piirkonnas hakkavad nad liikuma edasi Hrešinest kaugemale. Et anda aimu, aga umbes aasta aega oleme me sellises olukorras olnud. Kostiantinivka piirkonnas imbuvad nad järjest rohkem Kostiantinivka linna sisse. Aga ka see on lahing maja majalt. Ja loomulikult liiguvad nad edasi Siverski ja Slovjanski suunas, praktiliselt Donbassi piirkonnas. See ongi nende peamine eesmärk. Nii et hoolimata kõigist värbamis- ja juhtimisraskustest hoiavad nad siiski initsiatiivi enda käes, kuid mitte strateegilisel tasandil, vaid pigem kohalikul taktikalisel tasandil. Kindlasti kohalikul taktikalisel tasandil. Kostiantinivka piirkonnas on venelased need, kes üritavad rünnakuid korraldada. Ukrainlased vastavad, kaitsevad, kuid nad ei vii läbi operatsioone, et proovida positsioone tagasi võtta või selles mõttes venelaste külgi ohustada. Seega saame aru, et enamikes olukordades on venelased need, kes survestavad, aga mitte sama jõuliselt ja intensiivsusega nagu eelmistel aastatel. Just seetõttu, et me ei näe jõudude koondumist. Ma näitan teile veel ühte fakti, mis minu arvates on huvitav. Kui vaatame viimastel kuudel kaotatud vahendite tüüpe, siis saame aru, et enamik tegevusest. Viimane töö, nagu alati, Mirko. Aga ukrainlased ründasid neil päevil ühte kooli. Ma nägin küll videoid, kuid ma ei usalda neid eriti. Kui ma ei eksi, oli see midagi kadettide taolist, midagi sellist. Ma ei tegele selle eriti, ega ma räägi neist. 24 Ukraina tsiviilisikust, kes eelmisel korral rünnaku tõttu surid. Need ei ole sõjaliselt olulised uudised, ütleme nii. Kannatustelevisiooni teeb keegi teine. Need on Ukraina rünnakud novembrist detsembrini, jaanuaris ja veebruaris 2025 ning märtsis-aprillis 2026 jagatud Vene varustuse järgi. Miks on neid jagatud Vene varustuse järgi? Sest oranžiga on tähistatud tankid, rohelisega jalaväe, transpordi ja jalaväe toetusmasinad ning helesinise ja sinisega on mootorrattad, pagid, ATV-d ja nendestliga.
Seega on rünnakuteks valitud sõidub paratamatult nagu näha mootorratas. Just nimelt proportsioonis sellega, kui palju sõidukeid kasutatakse ja siis hävitatakse. Nii et loomulikult nii suure droonide aktiivsuse juures Kiireim ja ühekohaline sõiduk on ka see, millega kulusid jagada. kui tabad mootorratast, tabad üht meest. Kui tabad soomukit, võid tabada 8-10. Nii et nad püüavad ka riski jagada ja see on mõistlik. Sul on vaja liikuvus, kui kõik need droonid ringi lendavad. Nii et see on üsna normaalne. Jah, ma kuulsin, et see oli kadetikool, siis ma ei mäleta, kas nad olid droonilennutajad või luurega seotud või midagi sellist. Ta mainis ka, et paljud olid Ukraina päritolu, Ukraina perekonnanimedega ja nii edasi. Nii et praegune tegevus on väga seotud, kõik on seotud, nagu me näeme, droonidega. Nii see, mis toimub maapinnal, kui ka see, mis puudutab Venemaal toimuvate kauglöökide tekitatud kahju. Ma panin teile ka mõned üsna huvitavad asjad. Näiteks ei ole ainult Vene sõjablogijate maailm see, mis tõstatab küsimusi nii armee juhtimise kui ka riigi juhtimise kohta. Aga esimest korda on meil ka mõned tuumaliikmed, kes hakkavad endale küsimusi esitama. Ma ei tea, mis temaga juhtub, kui palju ta riskib, kuid kindlasti on olulisem see, et üks Vene poliitik un politico russo Novosibirski oblasti Venemaa Föderatsiooni piirkondliku komitee teine sekretär ütleb sisuliselt, et võib-olla on aeg see sõda lõpetada. On huvitav näha, et ka poliitikud hakkavad sõna võtma. Miks siis ka poliitikud hakkavad sõna võtma? Sest kui te mäletate, veel 2 aastat tagasi või isegi sõna sõda kasutamine vanglasse viia. Nii et tõenäoliselt nüüd, kui nad näevad ka Venemaa televisiooni, mis hakkab rääkima probleemidest ja räägib avatumalt raskustest, siis on tõenäoliselt rohkem ruumi oma arvamuse avaldamiseks, ilma et sellega kaasneks suured riskid. On üha rohkem kommentaatoreid, kes hakkavad oma arvamust avaldama, Saadik ja paljud teised. See on huvitav, sest see käivitab ahelreaktsiooni. Sest kui tema leiab julguse seda teha, siis teevad seda ka teised. Ja seega, jah, toimub muutus, on palju õigustamist oma ebaõnnestumistele ja seetõttu räägitakse rohkem, ollakse palju kriitilisemad. Vene parlamendis tehti haruldane avalik üleskutse sõja lõpetamiseks. Riigiduuma kommunistliku partei saadik Renat Suljemanov väitis, et Venemaa majandus ei suuda pidada pikka sõda Ukraina vastu ning et on vaja kiiret sõjalise erioperatsiooni lõpetamist. Ta lisas, et umbes 40% föderaalsest eelarvest kulub nüüd kaitsele ja julgeolekule, mis tõstab inflatsiooni ning vähendab sotsiaalkulusid ja investeeringuid. Saadik märkis ka, et pärast sõja lõppu peab riik silmitsi seisma oluliste kuludega, mis on seotud ülesehitustööde ja veteranide taasintegreerimisega tsiviilellu. Tegu ei ole Atlantistiga. Ta ei ole sõjablogija, ei ole Lääne ega Ukraina analüütik, vaid me räägime Vene saadikust, kes räägib neist asjadest avalikult parlamendis. Ja ta ei ole ainus. Ma teen seda meelega, kasutan ainult Vene allikaid, kui ma neist asjadest räägin, nii et tahan näha, kes tuleb mulle midagi ütlema. Nad kirjeldavad ise olukorda. See on veel üks Vene sõjablogija. Võimalik, et nende majandus on selline, kes ütleb, et varjates katastroofi tegelikku olemust, mis toimub, muidu venelased kannatavad nälga, Vene sõjablogijad. Nii et nagu näeme, hakkavad üha rohkem allikaid probleemidest avalikult rääkima. On neid, kes lihtsalt virisevad ja on neid, kes ütlevad,
see seletab palju sellest, mida ma paar kuud tagasi teoretiseerisin. Tsensuur, Vene sotsiaalmeedia sulgemine. Minu arvates tehti seda selleks, et ohjeldada seda üha kasvavat kommentaaride tulva. Nii et minu arvates saavad ka nemad aru, et parimal juhul peavad nad kas uuesti mobiliseerima, kui tahavad jätkata, või on parem see asi lõpetada. Sest miks üldse jätkata? Slovjansk ja Kramatorsk, mõned Venemaa armee allikad on ametlikult teatanud, et nad tahavad Donbassi selle aasta sügiseks enda kätte saada. ma vaatan kuupäeva, me oleme praktiliselt juunis, juunini on jäänud veel nädal. Tavaliselt algasid kevadpealetumbid väga vara. Kui sa alustad praegu, jõuad Slovjanski ja Kramatorskisse sügiseks, tõenäolisem on, et Elon Musk jõuab homme Marsile. Praegustes tingimustes ja praeguse vägede arvuga ei ole venelastel mingit võimalust jõuda sügiseks Kramatorskisse ja Slovjanskisse. Tuleraadiuses küll, aga füüsiliselt Kramatorskis ja Slovjanskis sügiseks. Mõeldamatu. Nad küll lähenevad jumala eest, nagu näha, töötavad nad eriti palju Siverski tiival. Kuigi viimasel ajal on Liimani külgedel olnud Ukraina vastu rünnakuid, et vähendada Vene endit. Kuni Liman on ukrainlaste käes. Ja Kramatorsk ja Slovjansk on samuti mõeldamatu, et nad sügiseks Donbassi täielikult vallutavad. Täiesti väljaspool kõike, et teile aimu anda, ma ei tea, kas te näete, piir peaks ulatuma siia. See on Donbassi piir. Mõeldamatu, see on nii roosiline. Selline ootuse tase on ausalt öeldes hullumeelne. Tegelikult on ukrainlastel kasulik hoida olukorda täpselt sellisena, nagu see on. Stabiilsena, suhteliselt stabiilsena, reageerida vasturünnakutega ja jätkata oma kaupmaa droonirünnakute strateegiaga seal, kus see tõesti haiget teeb. Seega, minu arvates on sõjablogijate kriitika hästi läbimõeldud. Nende suunas esitatavad ootused ei ühti sugugi tegelikkusega rindel. Ja nagu sellest veel vähe oleks. Samas, kui see kõik toimus, ehk siis sul oli pettumust valmistav paraad, rünnakud Moskvale ja nii edasi, tuli ka tema vahele. Grazimov, mis mõttes tuli Grazimov vahele? Ma näitasin teile seda juba eelmine kord, aga nüüd saame seda palju paremini vaadata. Grazimov tegi Venemaa kaitseministeeriumi kaudu avalduse, nimelt, et 6. armee alustab pealetungi. Lääne suunas Kupjanskist, üldine suund Ševtšenkova poole. Kui vaadata, kus asub Ševtšenkova, ja siin ma laiendan oma vaadet. Kupjanskist Ševtšenkova poole. On tehniline probleem. Venelased ei ole Kupjanskis. Kuidas sa saad alustada pealetungi Kupjanskist Ševtšenkova poole? Kui sa ei ole Kupjanskis, kui sa ei kontrolli seda ja oled teisel pool Oskili jõge. Idas on Vene vägede tegeliku positsiooni ja Ševtšenkova vahel 30 kilomeetrit. 17. mail muudab Rybar, mis on siiski väga tihedalt venelastega seotud mõttekoda, kaarti, näidates venelasi Borovas sees, eks? Mis asub praktiliselt veidi lõuna pool Kupjanskist. Borova on natuke rohkem lõunas. Miks nad seda tegid? Sest selle avalduse sees Vene kaitseministeeriumi avalduses öeldi, et esimese tankiarmee üksused vabastasid asula. See tähendab, et nad vallutasid selle ja vabastasid kui tegelikult.
19. mail on Vene mõttekoda Ribar sunnitud kaarti uuesti muutma. Tagasi, nagu näha, see oli 17. kuupäeval, kui venelased olid Borovas sees. See on 19. kuupäeval, kui venelased on Borovast väljas. Miks? Sest selgus, et videod, mida näidati selle tõestamiseks, et Borova on vallutatud, olid tegelikult võltsitud ega olnud filmitud Borovas. Ja selle asja tegid samad Vene oosinterid. Nad nägid kindralstaabi avaldust, tegid mõned arvutused, nägid, et see ei klapi ja hakkasid ise seda avaldust ümber lükkama. Siin saate aru viimase 5 kuu segadusest. Kaotas Starlinki, sotsiaalmeediat tsenseeritakse, paraad oli naeruväärne, pealinna rünnatakse ja kindralstaab kuulutab välja pealetungi, mida tegelikult pole olemas. Ja kohad, mida pole võetud, esitatakse võltsitud tõenditega. Ja siis? Ka nemad on hakanud kommenteerima. Mõned kommentaarid on minu arvates isegi geniaalsed, eriti sarkasmi poolest. Üks Vene sõjablogija ütleb, ma ei jõua ära oodata, et näha. Näha teadet Harkivi vallutamisest nii väga. Et anda aimu. Ta kogus veel ühe, mis minu arvates on huvitav, et anda olukorrast ülevaade. Asi ei ole selles, et venelased ei tea, mida nad tegema peavad. Probleem on poliitilises hinnas, mida Putin peaks maksma reformide tegemiseks ja armee tugevdamiseks. Leiate selle uuringu, mis minu arvates on väga huvitav, ma näitan seda teile kohe. Siil põhimõtteliselt 2025 aastal oli Venemaal kavas mõned üksused ümber korraldada. Idee oli muuta paljud brigaadi tasemel üksused. Sest te peate aru saama, et nii ukrainlased kui ka venelased selles sõjas, nad said aru, et väikesed üksused, kui nad kannavad kaotusi, kaotavad kiiresti võimekuse, eriti lahingkoosseisus. Arvestage, et tavaliselt võitleb üksuses tegelikult esirindel ainult 40%. Ülejäänud tegelevad muud asjadega. Nad said aru, et väikesed üksused muutuvad äärmiselt ebaefektiivseks, kui nad kannavad 20% kaotusi. See kehtib nii Ukraina armee kui ka Vene armee kohta. Kui vaadata vanu otseülekandeid, kus ma näitasin Ukraina ja Vene armee süsteemseid ja organisatsioonilisi probleeme, neil olid sarnased probleemid. Nimelt see, et nad põhinesid pataljoni taktikaliste gruppidel. Seda tegid venelased sõja esimeses faasis. 2023 aastal naasevad nad rügemendisüsteemide juurde. Ja ukrainlased, kes põhinevad pataljonide ja brigaadide süsteemil, mis on siiski rahuaja, mitte sõjaaja süsteem. Kõik on aru saanud, et ukrainlased liiguvad armeekorpuse süsteemi poole. Venelased tahtsid muuta suurema osa oma üksustest, brigaadidest, diviisideks või rügementidest diviisideks. Ja see protsess oli käimas. Kui nad poleks tahtnud luua 2 uut ühendarmeed ja seega pühendada 170 000 neist 450 000, kelle nad olid 2025 aasta jooksul värvanud just selleks otstarbeks. Kui poleks olnud sõjakaotusi, mis ei võimaldanud seda protsessi lõpule viia, ei saanud nad suurendada mõnede Vene üksuste väljaõppe taset ega moodustada 2 armeed. Et anda aimu, oli plaan muuda. Laiendada 200 Arktika motoriseeritud jalaväebrigaadi 71. diviisiks. See neil õnnestus, see viidi ellu. Kesksõjaväe ringkonnas taheti moodustada 2 diviisi, tuginedes 74. ja 15. brigaadile. Ebaõnnestus, neil polnud piisavalt mehi. Moskva sõjaväeringkonnas taheti laiendada 27. jalaväebrigaadi diviisiks. Ebaõnnestus, nad ei saanud sellega hakkama. Taheti luua uus suurtükiväediviis 34, mis osaliselt viidi ellu Ida-sõjaväeringkonnas. Taheti laiendada 57 ja 64 brigaadi. Laskurid. Taheti muuta need diviisideks, ebaõnnestus.
653 motolaskurpolgu loomine loodi hoopis 453. Selle asemel kasutati mehi hoopis täiendamiseks. Loo moraal on järgmine. 19 uuendusprojektist, ütleme brigaadist diviisiks, ebaõnnestus 14 viidi osaliselt ellu ja 4 viidi tõesti ellu. Miks see nii oli? Sellest, mis jäi üle võrreldes kõigi teiste üksuste vajadustega rindel, suudeti luua täiendavaid jõude. Aga mis see siis on? 5/14, me räägime vähem kui 30% sellest, mis neil oli. Aitäh. Arvestades laienemisplaane, nagu võid näha punases osas, ei ole neid rakendatud või on osaliselt rakendatud. Ja sinises on rakendatud, nagu näeme, on ka nemad aru saanud, et peavad suurendama üksuse suurust ja looma täiendavaid uuendusi. Huvitav on märkida, et 2025 aastal venelased on suutnud selles mõttes teha ainult 4 või 5 asja 19, aga ukrainlased 2025 aastal, kui te mäletate, otsustasid nad enam uusi brigaade mitte luua. Uusi brigaade enam ei looda, vaid tugevdada olemasolevaid. Miks siis armee reformimise ja armee korpuste suunas liikumise kontekstis? Paratamatult pead sa tugevdama olemasolevaid, mitte looma uusi. Seega rünnakuga, mille venelased läbi viisid, on nad oma jõud ära kulutanud ja neil ei ole enam võimalik uusi jõude luua. Nad värbasid 170 000 inimest. Nad pidid looma need uued üksused, kuid tegelikult suutsid nad luua vaid 4. See tähendab, et kõik ülejäänud mehed kasutati armee jõupingutuste tugevdamiseks teistes üksustes 2025 aasta jooksul, mis on huvitav fakt. Jah, umbes 25+1 on osaliselt, arvestame 4 loodud, 1 osaline. Nii et oleme seal. Mida see tähendab? See tähendab, et selle asemel, et luua 19 diviisi tasemel üksust, loodi ainult 4, ülejäänu jäi tegemata. Olemasolevate üksuste tugevdamine lihtsalt selleks, et säilitada pealetungi. Ja see tähendab, et värbamisest ei piisa pealetungi jätkamiseks. Ja lisaks sellele ei suudeta samal ajal uuendada ega luua uusi üksusi. Kas sa säilitad pealetungi ja kannad selle kaotusi või lood uusi üksusi? Mõlemat korraga ei suudeta teha. Mida see poliitilisest vaatenurgast tähendab? See tähendab, et Putin peab tegema otsuse, peab langetama otsuse. Minu arvates. See kaalub talle üsna palju. See on otsus suurendada jõude, korraldades täiendava mobilisatsiooni, mis on täpselt see, mida aimavad paljud sõjaväelased ja blogijad. Seetõttu ongi praegu see faas, kus kõik on natuke nagu seisma jäänud. Ei ole suuri operatsioone Vene kommentaatorite seas. On palju rahulolematust ja Putin ei tee suuri teadaandeid. Tundub, et ta peab vastu võtma äärmiselt raske otsuse, mida on raske inimestele vastuvõetavaks teha. Venelastele just praegu muide hakkavad venelased rääkima majandusprobleemidest, raskustest, hindade tõusust ja nii edasi. Venemaa oli tänu sõjatööstusele suutnud suurendada kodumaist tootmist ja seega ka sanktsioonide mõju leevendada, sest tootmine on oluliselt kasvanud. Probleem on selles, et see tootmine kasvab siis, kui sa tood tööjõu 100% tööle. Kui sa hakkad inimesi sõjapingutusteks võtma, siis paratamatult see sõjamajanduse tõuge lõpeb mõne aja pärast ära. Ja seda ei ütle mina. Seda ütlevad ka Vene majandusteadlased Vene televisioonis. Ta ütleb, et töötab masinate valdkonnas.
suures tööstuses. Ma ei hakka kordama neid tema täpseid sõnu ega seda määratlust, mille sain kirjadest tuumalt, seega parlamendilt. Aga küsimus on, mida me peaksime tegema? Esimesel 4 kuul langes spetsialiseeritud masinate ehk siis tehniliste masinate ja nii edasi tootmistööstus 51%. Nii et mis oleks siis küsimus? Majandusarengu minister teatab, et me peame midagi tegema, et praegust tsüklit stabiliseerida, aga ta ütleb, mida on veel stabiliseerida jäänud. Aitäh. Ta ütles fine tune, mis tähendab, et seda tuleb kohandada, parandada, ütleme siis siluda. Ja tema kurdab, et loomulikult pole enam midagi siluda jäänud. Aitäh. Nii et ta küsib, mis maa peal peaks nüüd meie riigi majanduses juhtuma? Teede ehitamise või põllumajandusmasinate järele nõudluse taastamiseks, kui me oleme juba kaotanud 51% tootmisest, ütleb tema, mis veel peab juhtuma, enne kui tuleb vastus. Ta räägib neist asjadest muidugi, jah, tuleb veel täpsustada. Nii et need on kõik Vene kommentaatorid, kes räägivad avalikult, nagu näete, mitte ainult sõjalistest küsimustest, vaid ka majandusküsimustest. On olemas tuumasaadik, kes ütleb, et tuleb lõpetada, on olemas sojablogijad, kes ütlevad, kas mobiliseeritakse või küsitakse rahu, sest muid alternatiive ei ole. Ja kindlasti mõnikord asjad juhtuvad ka lihtsalt kvartali pärast ja quarter oleks meie jaoks kvartal. Muide, ka teised, nüüd alati Vene sõjablogijad ja ma ei mõtle neid asju ise välja. See on 22. mai oma. Sevastopolis, seega Krimmis on kütusepuudus. See on tingitud sellest, et ukrainlased ründavad süstemaatiliselt. See tee, mida ma teile otseülekande alguses näitasin, ongi see koridori teema. Seda kirjutab Romanov, sõjaväelane ja Vene blogija, kellel on 141 000 jälgijat. Ma arvan, et oma teisel kanalil, et anda aimu. Nii et kõik need tegurid kokku tekitavad kindlasti palju stressi ja kriitikat. Kuid, nagu ma ütlesin, vähesed ütlevad, et sõda tuleks lõpetada, kas mobiliseeruda või lõpetada. Enamik nõuab näitlikke vastusamme, see tähendab sõja eskalatsiooni suurendamist. Nii et ärge pidage neid Vene poole, eriti sõjaväelaste ja blogijate kriitilisi seisukohti selliste inimeste omaks, kes tahaksid sõja lõpetada. Ei, nad ei taha seda lõpetada, nad tahavad, et Putin teeks drastilisi otsuseid, mis on hoopis teine asi. Nad on kullid, mitte tuvid. Nii et olge ka selle üsna erilise asja suhtes ettevaatlikud. Kasutan seda võimalust, et teha ka väike paus ja vastata teie küsimustele. Vahepeal koguge end, mõelge oma küsimused peas läbi, kui teil neid on, sest loomulikult ei ole Ukraina olukord sugugi roosiline, aga ma usun, et pealinnas aastaid pommitamisi üle elada. See on neid teatud mõttes kohandanud, tähendab, et ega seal väga palju rohkemat ei ole. Pole palju enamat, mida venelased saaksid teha, et ukrainlaste moraali murda. Asi on selles, et venelased pole kunagi kogenud seda, mida ukrainlased on läbi elanud. Ja nüüd kogevad nad seda kõige halvemal hetkel. Ma arvan, et sellel on väga tugev mõju kriisi ja üldise ummikseisu ajal. Sest nad kogevad nüüd seda, millega ukrainlastel oli 4 aastat aega harjuda.
ja see on minu arvates suur mõju sõdade juhtimisele. see on väga oluline ka siis, kui saad löögi, mis teeb uhkusele väga haiget ja mõjutab perede elu ja nii edasi. nii et, härrased, ma kasutan juhust, et rääkida sponsorist. Teie mõelge siis küsimustele, eks. Ma kujutan ette, et teilgi nagu minulgi on iga päev rämpsposti, teenuseid, mida te isegi ei mäleta. Tüütuid robotkõnesid, mis pakuvad teile igasuguseid asju, hindu ja pakkumisi. Olete segaduses, kuidas te nende nimekirja sattusite? Noh, teadke, et iga kord, kui registreerute mõnel veebilehel ja see leht ei küsi teilt midagi, on see tasuta. see tähendab, et toode olete teie ise. Mis asi on Inkoni? Inkoni on teenus, mis tegeleb isikuandmete eemaldamisega erinevatelt veebilehtedelt ja andmevahendajatelt. Eesmärk on vähendada teie isikuandmete hulka internetis. Seega Inkoni vahendab suhtlust nende andmevahendajatega. See aitab teil mitte ainult vältida, et teie andmeid müüakse edasi turunduse eesmärkidel, vaid vähendab ka rämpsposti, soovimatuid kõnesid ja muud taolist. Vähem andmeid internetis tähendab tegelikult väiksemat võimalust profileerimiseks, aga ka väiksemat sihitud rünnakute, näiteks õngitsuse riski. Inkoni erinevalt teistest ei müü teie andmeid edasi. Muidugi maksate vähe, tegelikult väga vähe, sest kui kasutate minu koodi, saate 60% soodustust. Leiate lingi kirjeldusest, vestlusest, esivetõstetud kommentaarist ja lisaks toetate kanalit. Pidage meeles, et kui teid ei leita, ei saa teid ka segada. Nii et Inkoni on lahendus teie ja minu probleemidele. Mina kasutan seda isiklikult, leian, et see on väga kasulik oma aja väärtustamiseks. Ma ei taha, et mind tüütataks. Ma ei pea vastama telefonikõnedele, rämpspostile ja sellistele asjadele. Seega aitäh kõigile, kes seda on teinud. Ma tean ka, et keegi saatis mulle Instagramis oma ettevõtte jaoks lingi taotluse, et kasutada minu koode. Ettevõtte tasandil tänan ma neid, kes seda on teinud. Kui sõda lõpeb, siis kes maksab selle eest Venemaa poolel? See on sama küsimus, mida esitavad sõjablogijad, kuid mitte sõja lõpu kohta, vaid üksikisikute vastutuse kohta. Seoses sellega, mis toimub näiteks, kui jõutakse Moskvat ründama, siis kelle vastutus see on? Kas see on õhutõrje ülema vastutus? Kas see on sihtmärgistamise ülema vastutus, et ta ei mõelnud Ukraina tootmisvõinekuse hävitamisele? On üks nali, mida ma pean väga naljakaks, mida teevad alati Vene sõjablogijad, kus, nagu te nägite, nad ei tunnistanud, et see on olemas. Kindralstaap teatab, et Kupjanskist, selle väikese küla suunas, toimub pealetung. Ja needsamad Vene sõjablogijad kommenteerisid viimast, kes väitis, et on Kupjanski vallutanud. Temast tegime Venemaa kangelase. Nad on oma jutus ka iseenda suhtes sarkastilised. See oli see, kes ütles, et võtab Kupjanski. Ta ei võtnud seda, aga meie uskusime. Kas te mäletate ka seda stseeni Zelenskiga, Ukraina vasturünnakuid ja Kupjanski taas vabastamist? Ja sellele anti medal, Putin andis talle medali ja kõige muu eest maksis ta selle eest, et ta valetas ja nii edasi. Ei, nõutakse vastutust, mis on enam-vähem sama probleem, mis on Biibil Iisraelis. Kui sõda lõpeb, ka tema peab vastutama. Seega see ei ole jutt sõjajärgsest ajast, see on praegu vastutuse küsimus. Sest värbamine on ebaõnnestunud, sest see pealetung on ebaõnnestunud, sest ühe või teise koha kaitsmine on ebaõnnestunud, see ei ole hilisem aja küsimus. Nad tahavad patuoinaid, puhastusi, selliseid asju. See ei ole sõjajärgne arutelu, see on praeguse vastutuse küsimus selle üle, mis toimub rindel. Muide, neil oli õigus, täiesti õigus, kui nad ütlesid, et Ukraina sihtimisvõime saab Palantiri osalusel ainult kasvada ja paraneda. Automaatse sihtimisega. Sa lukustad selle õhupallile ja lase sellel lennata. Erinevad visiidid, ütleme Alex Karp
näitavad, et seda kasutatakse ja see on integreeritud sihtimistehnoloogiaga, mille ukrainlased on loonud. See tähendab segu sellest, mille ukrainlased on teinud ja osast, millele Palantir on oma panuse andnud. Kas need droonid on siis ka lihtsalt toota? Aga sihtmärkide marsruudi valikul, haavatavuste otsimisel on nendel tehisintellekti gigantidel siiski väga suur roll. Nad aitavad palju kaasa. Tundub, et ta rääkis ka Battlefield Technology tegevjuhiga ja teiste Ukraina relvatootjatega, sealhulgas selle sama tootjaga. Roosad flamingod, see on huvitav. Ja ma arvan, et see on vastastikuse kasu küsimus. Ukrainlased on kindlasti kogunud väga palju andmeid lahinguväljal. Ja kindlasti suudab tehisintellekt nende andmete analüüsimisel jõuda järeldusteni või teha analüüse olukordade kohta, mida ukrainlased ise vaimselt ei suudaks. Ja seega on see tõenäoliselt ühisettevõte. Selles mõttes on Palantiril eelis, sest neil on tegelikud andmed otse väljast võtta ning ukrainlased kasutavad Palantiri marsruutide, haavatavuste ja muu sellise analüüsimiseks. Arvestage sellega, et kui keegi küsib, milline on droonide olukord, siis jah, see kõlab nagu see teadlane filmist Iseseisvuspäev. Kas te mäletate teda? See oli sama näitleja, kes mängis Datat Star Trekis. On ka teine teema. Kui panna kokku Ukraina tegevused, liugpommid ja asjaolu, et lennukeid on alati passiivselt kasutatud, kui ukrainlased hakkavad venelastele tegema sama, mida venelased teevad ukrainlastele, vähemalt liugpommide osas. See tähendab muidugi, et väiksemas koguses, rohkem koondatult, tõenäoliselt ainult mõnes piirkonnas. Sest seda nad saavad teha nende lennukite arvuga, mis teil on. Nad ei saa kõike rünnata, nad saavad keskenduda vaid mõnele piirkonnale. Igal juhul märkame ka tänu heale Clemen Molinile, et pommitamistegevus, see näiteks, toimub Guljaipoole piirkonnas. Need on kaardistatud andmed Vene tegevuse kohta. See on palju väiksem kui eelmistel kuudel. Brent Spiner, tubli näitleja, kes mängis Datat ja hullumeelset teadlast filmis Iseseisvuspäev. Märkame, et venelased teevad vähem pommitusmissioone liugpommidega ja nüüd on pommitamistegevus väga koondunud Guljaipole ja Pokrovski piirkonda. Slovjansk. Seega väga koondunud piirkonnad. Pange tähele, et liugpommide muster on praktiliselt identne Ukraina kaevikute paigutusega. Seega tegevus ongi teaduslikult suunatud Ukraina kaitsesüsteemide lammutamisele. Me oleme märganud, et need on tõesti palju vähenenud. Need on koondunud, need on vähenenud, ma ei tea, kas on tingitud väsimusest, meeste üksustest või millestki muust, aga see on huvitav tähele panna. See on näiteks see sektor. Need on umbes, et anda aimu, need on 500 rünnakut Guljaipole suunas aprillis, veebruaris, märtsis, aprillis kokku. On 500, 600, 500, 600, 900. Võrreldes numbritega, mida nähti eelmisel aastal. Pokrovski piirkonnas, kus räägiti 2000 kuni 3000 liugpommi kuus. Jõuti seega 6 kuni 8000 pommini. 3 kuu jooksul on see umbes 50-60% langus. Seda tüüpi tegevus ehk liugpommide heitmine 80 kuni 100 kilomeetri kauguselt, seda saavad teha ka ukrainlased, kasutades Mirage 2000 F-16 JT, kui nad on teatud piirkondades süstemaatiliselt Vene õhutõrjesüsteemi nõrgestanud. Sest kindlasti ei saa seda laiendada nende võimete ja võimaluste üldiseks kirjeldamiseks. Aga see oleks esimene kord, kui näeme ukrainlasi kasutamas oma lennuväge ründavalt, mitte lihtsalt passiivselt. Kui see juhtub, siis see oleks selge märk Venemaa õhutõrje võimekuse halvenemisest, sest nad peavad tegelema Ukraina droonirünnakutega peaaegu igal pool.
ja see ongi Ukraina sihitud tegevus, mille eesmärk on just sellist tüüpi kaitset nõrgestada. Nagu näete, on kõik väga läbimõeldud. kõik on omavahel seotud ja sobitub pikaajalisse strateegiasse. Nii et ootame ja vaatame. Ma muidugi olen teile näidanud vaid väikest osa kõigist allikatest, mille olen välja toonud. Sest ma ei hakka siin teile kõiki pikki lõike ette lugema ja nii edasi, aga te leiate 20, 30, 40 allikat. Mis puudutab Vene kommentaare, nii majandusliku poole pealt kui ka seda, mis Moskvas juhtus, paraadi, sõjakäiku üldiselt, siis ma ausalt öeldes arvan, lõpuks kas Putin teeb otsuse, mida tema maailm temalt niikuinii ootab, või ausalt öeldes nende praeguste ressurssidega. Suurel rindel suurte pealetungidega oleme me juba ajast maha jäänud. Seega piirduvad need tõenäoliselt Donbassi piirkonnaga, aga ei, nad ei võta Donbassi ka sügiseks, isegi mitte unes. Ma arvan, et ukrainlaste jaoks oli kõige raskem aeg 2025. Aasta, kui ületati viimane lõpetamata Ukraina kaitseliin. Ja nad pääsesid sellest napilt, saates parimad üksused ja seda olukorda napilt päästes. Sealt edasi minu arvates vihmaperiood, talv ja kõik muud asjad. Jah, nähtamatu kell, dekodeerimine, kõik need asjad, mis on juhtunud, mis pole mõnikord isegi Putini kontrolli all. Talv ei ole Putini kontrolli alla, Starlink ei ole Putini kontrolli alla. Minu arvates on pärast 2 aastast pealetungi viimase 5-56 kuu jooksul tõesti väga palju negatiivseid asju juhtunud. Vene poolel on olnud ümberhaaramine, paraad, rünnak Moskvale ja nii edasi, mis on loonud täiusliku tormi. See asetab ukrainlased kindlasti paremasse olukorda võrreldes aastaga 2024-2025, mil nad olid igal pool surve all ja olid tõesti meeleheitel. Ma usun, et otsese kulu kasv, mitte rindel olev kulu, mis tavaliselt on kauge kulu. Venelaste jaoks on see sõda, mida peeti kaugel südamest ja mõistusest. Aga kui see sõda jõuab tõeliselt kohale, nii et tõesti Sankt-Peterburg, Moskva ja nii edasi saavad rünnakuid, nagu ukrainlased on saanud. See ei muutu, see ei ole enam jätkusuutlik, ei rohkem ega vähem, lihtsalt sisemiselt ei suudeta seda õigustada. Kas te kujutate ette riigipead nagu Putin, kes toob oma riigis ebakindlust, mitte turvalisust? Just see ongi see, mida ta lubas. Erioperatsiooniga asjad korda teha, aga selle asemel toob ta sõja koju. Seal lendavad pead vastutuse pärast ja see olukord saab ainult halvemaks minna. Nagu ta eelmises otseülekandes ütles, ei ole Venemaa alternatiivid sellele Ukraina strateegiale just kõige paremad. Aga Venemaa televisioonis räägitakse sellest, et suur osa sellest tootmisest toimub ka Euroopas. Ja seetõttu ütlevad paljud sõjaväelased ja blogijad, et lööme otse nende tehaste pihta, mis varustavad ukrainlasi. See oleks ukrainlastele kasulik, kui venelased ründaksid tehast Eestis, Leedus, Poolas ja nii edasi. See tooks kaasa konflikti laienemise ja otsese sekkumise, mida venelased kindlasti ei taha ega saa endale lubada. Kui nad ei tee midagi, siis tõenäoliselt Ukraina võimekus koos tehisintellekti, Starlinki ja nende enda tootmise abiga ning suurepärase sihtimisega saab ainult kasvada. See ei ole hea olukord, kus olla. Ainus lahendus on, kas see lõpetada või eskaleerida. See on ainus relv, mis jääb maha ja ma ei usu, et Putin saab endale eskaleerimist lubada. Sest eskaleerimine, igal juhul jõuaksime taas tagasi stsenaariumi 1 juurde. See tähendab selleni, kus oleks suurem teiste riikide kaasatus. Mitte ainult abi tootmise ja selliste asjade seisukohalt. Nii et kas sa võidad selle sõja võttes tohutu riski ja mobiliseerides tõenäoliselt veel 1 miljon meest järgmiseks 3 aastaks või kui jääd praeguse paradigma juurde? On vältimatu, et kui ei tule täiendavaid suuri Vene pealetunge, mis paneksid ukrainlased ja rindel püsimise võimekuse surve alla, siis Ukraina võime venelasi süstemaatiliselt rünnata suureneb. Droonide tootmise ja kasutamise osas on nad muutumas võrdseks nii rindel kui ka riikide sees.
see oli see jutt, mida ma olen sellel kanalil strateegilise tasakaalu kohta 1 000 000 korda rääkinud. et venelased said karistamatult ukrainlasi rünnata, aga ukrainlased ei saanud venelasi rünnata. Seda võimalust me pole kunagi tahtnud ukrainlastele anda. Kõigi HIMARS-ide, Storm Shadow'de ja teiste relvade kasutamise piirangutega. Ma olen alati mõelnud, kuidas ukrainlased üldse suudaksid panna venelasi sellest sõjast loobuma, kuna nad pidid piirduma ainult relvade kasutamisega Ukraina territooriumil. See poleks kunagi mõjutanud venelaste moraali, tootmisvõimekust ega eelkõige seda, mis sõda toidab. Rafineerimistehased, gaas ja nii edasi. Nüüd, kui ka nemad võivad rünnata seda, mis riiki toidab, sest see on riik, mis elab peamiselt toorainete kaevandamisest, muutuvad asjad, kui see võimekus olemas on, nagu ma alati olen öelnud. Kui ukrainlased suudavad aja jooksul hoida pidevat rünnakute taset rafineerimistehaste ja teiste tootmiskeskuste vastu, siis see kahju aja jooksul kuhjub ja eelkõige Ukraina võimekus kasvab, samal ajal kui Venemaa kaitsevõime on tohutu. Maailmas pole ühtegi riiki, kes suudaks. Isegi ameeriklased ei suudaks, kui nende maad ründaksid tuhanded ja tuhanded droonid katta kõike. Seega on see ukrainlaste poolt kindlasti tark strateegia, eriti kuna see ei sunni siin lubama suuri pealetunge. Just vastane on öelnud, et tahab Donbassi vallutada. Vastane peab kulutama ressursse, et seda proovida, nii et praegu on ukrainlased selles olukorras. Neil ei lähe küll väga hästi, aga kindlasti on nende väljavaated paremad kui 2024 või 2022 aasta. Ma arvan, et ukrainlastele sobib see olukord enam-vähem päris hästi. See strateegiline nullimine ongi täpselt Iraani strateegia. Tubli, Marko. Ma ei suuda võita endast palju suuremat vastast, seega kasutan sümmeetrilist strateegiat. Ma tekitan sulle kahju, sa võid jätkata Kiievi pommitamist, pommitada Lvivi ja nii edasi, aga sa ei peata droonide tootmist. Need on tehtud vahtplastist. Ja siin kindlasti, kui keegi peab sihtima. Vene sihtmärkide analüüs, Ukraina sihtmärkide analüüs. Venemaal on palju rohkem kaotada, sest Venemaal on tööstussektor, mis on mitu korda suurem kui Ukrainal. Seega, vahetuse mõttes on venelastel rohkem kaotada, ka sellepärast, et nende tulud on väga tsentraliseeritud. Seega ei pea sa Venemaal paljusid tööstusharusid ründama, kui tahad neile majanduslikku kahju teha ja tabada seda, mis sõda toetab. Lõppkokkuvõttes on venelaste jaoks 2 või 3 peamist sektorit. Gaas, nafta, väetised. Naftatankerid merel, sellised asjad. Siin ei ole teist suurt turgu, mida saaksid rünnata. Ja sama kehtib venelaste kohta. Mida saavad venelased Ukrainas rünnata? Energeetikasüsteemi on seal hävitatud. Ukrainas ei ole suuri tööstusi, neil ei ole suurt nafta ega gaasi eksporti. Nii et kindlasti pärast 4 aastat on venelastel jäänud vähe, millele toetuda. Nad on proovinud, nad on tõesti proovinud eskaleerida, et deeskaleerida. See on Ukraina taktika. Ukraina, mida Putin võiks teha, on panuseid tõsta. Mäng ongi selline, risk ongi selline, ta tõstab panuseid veelgi, viib eskalatsioonini, mida teine pool ei suuda järgi. Ausalt öeldes, viiks see konflikti laienemiseni, millesse venelased ei saa endale lubada sekkuda. Seega pole enam palju kaarte, mida mängu panna. Lõpetuseks, muidu hakkame end kordama. Putin peab tegema drastilise otsuse, veel ühe mobilisatsiooni, et suuta toetada intensiivset tegevust aastatel 2026-2027, võtta Donbassi ja siis see lõpetada. Ja ma usun, et seda poliitilist otsust on praegu väga raske teha. Seetõttu on nad väga kõhklevad. Ja minu arvates on kõik need tsensuurisammud, blogijate vahistamine ja jälgimine, nende karistamine, sotsiaalmeedia tsenseerimine ja nii edasi just selleks, et ohjeldada seda vältimatut olukorda. See on lihtsalt valik, ei rohkem ega vähem. Allikates on tegelikult palju rohkem materjali, seal on seda meeletult palju, kui tahate neid uurida. Aitäh! Seal on Vene televisioon, kus on Olga Skabejeva, kes on Vene kommentaator
ja ütleb, teda häirib see, et Venemaad naeruvääristatakse, Moskva rünnak, halb paraad ja nii edasi. see uhkuse asi on nende jaoks väga oluline. Venemaa kuvandi näitamine on uhkuse küsimus. Seda rõhutavad ka sõjaväelased. Keskmine blogija ei suuda sellest mööda vaadata. Nii et minge vaadake need asjad ise üle. Sest see, et Vene televisioon räägib avalikult sellest, et Venemaad naeruvääristatakse või et nad ei suuda droone peatada ja nii edasi, on mõeldamatu jutt. Aasta tagasi oleks nad selle inimese televisioonist minema ajanud. Ja nii edasi ja nii edasi. Me peame ka üldist meeleolu natuke tajuma. Üldine meeleolu meenutab veidi seda meeleolu, mis valitses Ukraina pealetungi läbikukkumise ajal. 2023 aastal oli Ukrainas üldine meeleolu selline, et pealetungi läbikukkumisest ei tohtinud rääkida. Keegi ei julgenud seda öelda, kuni mõned sõjaväelased ka Azovi üksusest läksid televisiooni ja rääkisid sellest. Ja kui Ukraina ajakirjanikud neilt küsisid, kuidas siis on, pealetung? Vastasid nad, milline pealetung? Me üritame lihtsalt ellu jääda. See oli täielik tabu, ei rohkem ega vähem. Sellest ei räägitud üldse, aga lõpuks see ületati. Pärast tülisid Zelenski ja Zalužni vahel ning siis, kui Zelenski kuulutas välja Ukraina kindluse strateegia. See tähendab, et tõmbuti kaitsesse ja kogu lugu, nii et ka neil oli väga raske hetk. Kriitiline hetk, sest siis saabusid agentuurid NABU ja SAPO, korruptsiooni, vastutuse ja muu sellise teemaga ja nii edasi. Venelased kogevad seda praegu, neil oli see juba 2022 aastal. Kui te mäletate algoperatsiooni läbikukkumist, mis viis mobilisatsioonini, 1 miljon venelast põgenes, kas te mäletate? Põgenevad rongid, autode kolonnid, mis põgenesid igas suunas. Nad olid end kogunud. Pärast Seafesti läbikukkumist Ukrainas ma tegin otse ülekande pärast Ukraina pealetungi läbikukkumist. Tundus, et sõda kulgeb sealt edasi juba kergelt. Ja tõepoolest värbamine kasvas, rahaline pakkumine suurenes ja nad suutsid 2 aastat rünnakut hallata. Nüüd on nad jälle langusfaasis, mida saab toita ainult millegi täiendavaga. Venemaa kaasamine. Nii et, härrased, olen kõik öelnud, soovin teile head nädalavahetust, head pühapäeva ja kohtume nädala jooksul. Ma kinnitan teile, et nende 2 tunni jooksul rääkisin ma teile vaid 30% sellest, mida olen kokku pannud. Miks nii palju? Lõpuks kipuvad sõjablogijad oma kriitikas muutuma ka korduvaks. Aga neile, kes soovivad saada veelgi rohkem ülevaadet venelaste arvamustest, leiate lingid kirjeldusest. Varsti näeme.